tere, mina olen Kerli Kanger ja täna tutvustan teile 2026. aasta taotlusvooru, mis hõlmab siis kogukondade ja ühistegevuse meedet. Nii, avatavaid meetmeid on siis kaks, kogukonnameede, selle maht on siis 460 000 eurot ja ühistegevuse meede, mille maht on siis 150 000 eurot. Ja taotlusvoor on siis kõigile huvilistele avatud 6. kuni 13. aprillini. Nüüd natuke täpsemalt siis kogukonna meetmest. Meetme eesmärk on võimekad isemajandamise võimelised ja partnerlusele orienteeritud kogukonnad. Taotlejad saavad sellest meetmest olla siis mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja neil on siis tingimused, et peavad siis tegutsema Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonnas. MTÜ ja sihtasutus peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud ja taotleja saab ühes taotlusvoorus esitada ühte meetmesse ühe taotluse. Toetuse miinimumsumma on 5000 eurot ja maksimum 60 000 eurot ja toetuse määr on siis 85% abikõlblikest kuludest. Kogukonnameede jaguneb siis 3 plokki. Esimene on siis ligipääsetavus, keskkonna ja kliimasõbralikud lahendused. Siin all on siis tegevused nagu energiajulgeoleku tagamine, ligipääsetavuse ja turvalisuse tõstmisele suunatud investeeringud ja keskkonna ja kliimasõbralikud lahendused, nende väljatöötamine ja rakendamine. Järgmine plokk on siis arukate külade strateegiad, isemajandamise ja toimepidavuse võimekuse arendamine. Aruka küla strateegia koostamine ja sellega seotud investeeringute või piloottegevuste elluviimine. See on nüüd selle meetme puhul ainukene selline pehme tegevus, mida saab teha siis ühisprojekti vormis. Siis kogukonnakeskuste isemajandamist soodustavad investeeringud, kaugtöövõimaluste edendamine ja omavalitsustega koostöös delegeeritud teenuste käivitamiseks vajalikud investeeringud. 3. plokk on siis investeeringud kogukonnakeskustesse ja avalikesse ruumidesse. Siin on siis erinevad investeeringud, mis võivad siis aidata teil tõsta valmisolekut kriisideks, ootamatusteks, nutikad lahendused, siis elanikkonna erinevate vanuse ja tervisliku seisundiga gruppidele terviseedendust soodustavad investeeringud ja taristu investeeringud, mis on siis teed, kanalisatsioon, liitumistasud, energiaamprite ostmine koos seadmetega. Siinpuhul siis juhin tähelepanu sellele amprite ostmisele, et seda saab teha ainult siis koos mingi seadme soetamisega, eraldi lihtsalt ampreid juurde osta ei saa. Ja nüüd ühistegevuse meede, et meetme eesmärk on siis koosloomes kujundatud lahendused, leevendavad piirkonna väljakutseid ning tõstavad osapoolte võimekust muutustega kohaneda. Taotlejad sellest meetmest saavad siis olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja nendel on siis samamoodi 3 tingimust, et nad tegutsevad siis Võrumaa partnerluskogu tegevuspiirkonnas. MTÜ ja sihtasutus peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud ja taotleja saab esitada ühe taotluse, siis taotlusvooru. Toetuse miinimummäär on 5000 eurot ja maksimummäär on 30 000 eurot ja toetuse määr on siis 85% abikõlblikest kuludest. Ja see meede jaguneb siis samamoodi 3 suunda, et on elanikkonna suund, ettevõtluse suund ja kogukonna suund ja nüüd siis täpsemalt sellest. Elanikkonna suund, et siin on siis sellised oskuste, teadmiste vastavusse viimine muutunud oludega, tegevused, mis julgustavad, kutsuvad üles ja toetavad erialase hariduse omandamist, elukaare ulatuses inimeste tervislike eluviise toetavad tegevused. Kogukondade suund, kogukonnakeskuste isemajandamisvõimekuse suurendamine,
siis kogukonnakeskuste aktiivne ning regulaarne toimepidavuse tagamine erinevates vanuses elanikele, arenguvõimaluste loomine, tegevused, mis tõstavad valmisolekut teenuste koosloomeks ja delegeerimiseks kogukondadele, omavalitsuste ja ettevõtjate vahel, tegevused, mis soodustavad omavalitsuste ja kogukondade koostööd ja kogukondade kaasatust otsustusprotsessidesse ja koosloome. Ja ettevõtluse suund on siis loomemajanduse edendamine piirkonna maine ettevõtlikkuse suurendamise eesmärgil, ettevõtlikkust soodustava keskkonna arendamine, ettevõtete väärtusahela põhise koostöö soodustamine ja edendamine ja ettevõtjate senisest tihendam koostöö teadusasutusega. Nii. Kogukonnameede siis veel kord üle korrates on selline investeeringutele suunatud meede ja ühistegevuse meede on siis pehmetele tegevustele. Abikõlblikud kulud on mõlemal juhul samad, et abikõlblikud on siis kõik eelarveprojektis kavandatud toetava tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, sealhulgas tähistamiseks kasutatava sümboli ja teavitustegevuse maksumus. Kulud peavad siis olema sihtotstarbelised, mõistlikud, majanduslikult soodsamad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks. Mitteabikõlblikke kulusid on terve hulk, vastavalt nii nagu ka varem, siin selles osas mingeid muutusi ei ole. Neid ma siin eraldi ette lugema ei hakka, igaüks saab nendega siis tutvuda. Lisadokumendid. Tuleb siis esitada liikmete nimekiri, kui taotlejaks on MTÜ, siis ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitaviis, mida ehitatakse, renoveeritakse või kuhu seade paigaldatakse või kus on seda kasutatakse, on siis taotlejale antud kasutada vähemalt 3 aastaks, arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui see ei ole siis taotleja omandis. Uue hoone puhul on nõutud hoonestusõigus ja kui on tegemist siis ehitustegevusega, siis KOV-i kiri ehitusloa vajalikkuse kohta. Kulude mõistlikkust tõendavad dokumendid ja ehitustegevust tõendavad dokumendid, kui KOV ütleb, et tegevus, mida te soovite teha, käib ehitusprojekti ehitusloaga. Ja ühisprojekti puhul on siis 1,5 kuni 2-aastane tegevuskava. Kulude mõistlikkust tõendavad dokumendid on siis 3 võrreldavat hinnapakkumist, kui toodete või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot. Võrreldavate pakkumiste puhul peavad pakkujad olema asjakohased ja üksteisest sõltumatud. Üks hinnapakkumus asjakohaselt pakkujalt, kui toote või teenuse käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot. Ja hinnapakkumus peab sisaldama siis projektitoetuse taotleja nime, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid ja hinnapakkumise väljastamise kuupäeva. Samuti on oluline töö või teenuse üksikasjalik kirjeldus ja käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus. Hinnapakkumiseks loetakse ka muud dokumenti, millest peavad selguma töö, teenuse või vara üksikasjalik kirjeldus, dokumendi kuupäev ja maksumus. Selleks võib olla näiteks e-poe väljavõte. Ühisprojekti puhul tuleb siis esitada hinnakalkulatsioon koos kulude mõistlikkust selgitava põhjendusega ning kui ühistegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetuse maksumus ületab 1000 eurot, küsib projektitoetuse taotleja vähemalt 1 kulude mõistlikkust tõendava dokumendi. Ja taotleja ei tohi siis küsida hinnapakkumist endaga seotud isikutelt tulumaksuseaduse paragrahv 8 lõige 1 mõistes. Siinkohal on siis ära toodud need erinevad tingimused ja need tuleks väga põhjalikult läbi lugeda ja kui ollakse kuidagi mõne punktiga seotud, siis tuleb leida uus pakkuja. Toetuse saaja kohustustest
et tuleb siis saavutada tegevuse eesmärk ja tulemus ja viimase maksetaotluse ajaks on siis toetuse saajal, kui on tegemist ehitusega, siis olemas kasutusluba või teatis, tegevusluba, kui see on nõutud. Tuleb siis seda toetust kasutada vähemalt 3 aastat peale PRIA viimase väljamakse tegemist ja tuleb lasta siis teha auditit või teostada järelevalvet. Teavitab PRIA-t ja kohalikku tegevusrühma projektitaotluses esitatud või toetava tegevusega seotud andmete muutusest või tegevuse elluviimist takistavatest asjaoludest. Ja eriti oluline on ka siis, et näitab avalikkusele, et tegemist on toetuse abil elluviidava tegevusega. Taotluse esitamisest. Taotlus tuleb siis esitada läbi e-PRIA keskkonna. Tegevusrühma küsimused projekti kohta on kättesaadavad meie kodulehel. Taotlejatel on siis kohustus eelnõustamisele. Nõustamine tähendab siis seda, et võtate ühendust ja räägite oma idee ära ja seejärel lepime kokku, kuidas te saadate selle taotlusvormi ülevaatamisele. See lihtsalt välistab selle, et tehakse tühja tööd, kui selgub, et tegevus, millele soovitakse toetust saada, ei sobi üldse meetmesse. Ja nagu siis varasemalt sai öeldud, et taotleja saab esitada ühte meetmesse ühe taotluse ja menetlusse võetakse kõik taotlused, mis on esitatud PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16.00. Et süsteem on siis seadistatult selliselt, et kell 16.00 13. aprillil läheb süsteem lukku. Nii, ja siin on siis, kust on võimalik meie kodulehelt need leida, et võtate selle taotlejale 26 aasta taotlusvooru ja siin on kogukonnameetme, meetmelehed, esitatavad dokumendid ja kõik muu vajalik ja ühistegevuse puhul täpselt samamoodi. Kõige tähtsam, et taotluse esitamisel on oluline siis eesmärgi sõnastamine, kuna sellel perioodil siis rakendatakse lihtsustatud kulumeetodit ja selleks siis maksetaotluse etapis on vajalik see, et täidetakse eesmärk. Seetõttu on sellel eesmärgil väga suur kaal. Ja taotleja peab siis e-PRIA taotlusvormis sõnastama detailandmete sakis projekti nimetuse ja esitama kokkuvõtte projekti eesmärkidest. Eesmärk on siis lühike kokkuvõtte lahendusest, mis vastab arenguvajadusele ehk millist kasu saab taotleja selle projekti elluviimisest. Sõnastuse ja selle pikkuse valimisel tuleks meeles pidada, et toetuse eraldamisel kantakse projekti eesmärk ka projekti tähistamise infotahvlile, kui toetuse summa ületab 10 000 eurot. Seega tuleks see eesmärk väga hästi läbi mõelda. Mis see siis on, mida saavutatakse ja milleni on võimalik selle projektiga jõuda. Siin on ka siis toodud sellised 2 nagu näidet. Näiteks esimene, et soetada ja paigaldada 5 tervisespordiatraktsiooni, et edendada kogukonna liikmete kehalist aktiivsust, ennetada terviseprobleeme ja toetada tervislikke eluviise. Et see iseenesest ei ole hea eesmärk, sellepärast et maksetaotluse etapil tuleb teil tõestada, kuidas te seda kehalist aktiivsust tõstsite, kuidas te ennetasite terviseprobleeme ja toetasite tervislikke eluviise. Et kui selleks ei ole midagi esitada, siis ei tohiks selliseid sõnu ka siia eesmärki panna. Et pigem siis on nagu sobiv oleks luua tingimused kogukonna liikmetele regulaarseks tervisespordiga tegelemiseks, mis on selline üldisem ja ei takista kedagi. Nii, ja veel kord, lugeda siis läbi meetmeleht ja hinnata, kas sinu idee sobitub sinna. Oluline on ka siis küsida üle, teha siis see telefonikõne ja alustada siis kohaliku tegevusrühma küsimuste täitmisest, mis on siis PRIA vormi üks osa.
Jälgida siis hindamiskriteeriumeid ja luua neid seoseid, et hindajad neid otsivad ja selle järgi ka hindavad. Nagu siis öeldud, et leppida kokku aeg siis nõustamiseks, et seda võib teha ka täiesti telefoni teel, et ei pea ise nagu kohale tulema. Ja mõelda läbi siis, kuidas saada neid võrreldavaid ja adekvaatseid hinnapakkumisi ja varuda siis piisavalt aega, et taotluse esitamiseks e-PRIA-s. Ja alustada tuleb siis kohe, et 13. aprill nõustamisele pöörduda on juba hilja. Ja veel kord siis meeldetuletuseks, et taotluste kirjutamine ei ole pika jutu ajamine ja sama teksti kirjutamine mitu korda erinevatesse lahtritesse. See on pigem seoste loomine projekti ja piirkonna vajaduste vahel ning kavandatava tegevuse veenev põhjendamine. Et soovin teile palju edu taotlemisel. Aitäh!